võime teha igasuguseid petumänge ja show'si, eks ju. Et me oleme vabad ja sõltumatud ja me ei vaja midagi ja nagu ennast ja teisi ära petta ja tegelikult me oleme kõik hinge selline loomulik olemus, millest ta koosneb, on see, et ta tahab olla armastatud ja armastada, tunda seda nagu liiklust. Ja me oleme armastuse kerjused, lihtsalt kerjused. Ja sa näed iseennast ja teisi, kuidas kõik kerjavad seda armastust. Küll otsime seda armastust õigest või valest kohast, või selles mõttes õigest kohast, aga mõni on ajutine koht, eks ju. Ja kõik tahavad, eks tunda, et me oleme armastatud, eks ju. Me oleme nii kihvtid tüübid, me oleme nii lahedad ja head, eks ju. Päikse pai ja kalli, et kõik on nagu huvitatud meist ja vaimustuses meist. Ja siis me kuidas sulle öelda, peidame seda iseenda teiste eest. Me ei taha seda iga kord näidata. See väljendub mõnikord ka vihas, pettumuses, kadeduses, kõik seesama, eks ju, et meil ei ole ühendust iseenda ja Jumalaga, eneseteadustamine, Jumala teadustamine, eks ju. Või siis arusaam, mis on mateeria ja vaimu vahe. Ja igat reaktsiooni enda suhtes, elus olendid, eks ju, seal on mitu momenti, aga põhimoment on see, et kui keegi ütleb sulle, et sa vana siga, siis ta lihtsalt on armastuse puudus. Ta lihtsalt kerjab, anna mulle armastust, anna mulle mõistmist, eks ju, mul on seda puudu. Siis see on suur kunst, võib-olla pühakud seda oskavad, kes on ennast teadustanud juba. Kell on puhas hea hing headuses ja kõrgetest omadustest, et ta oskab siis võib-olla vastata ka seda armastust anda. Et seda täheldada kõikides eluvormides, kõikides elusituatsioonides ja positiivsetes ja negatiivses situatsioonides, seda täheldada on väga huvitav. Kui sa saad aru, et selle kõige taust on see, et kõik tahavad lihtsalt tunda, et ma olen armastatud tingimusteta, meid armastavad kõik. Ja mina armastan ka kõiki tingimusteta, eks ju. Aga muidu meil kipub see nii olema, me oleme armastuse kerjused, et me kerjame armastust, pettes ise ennast ja teisi, kuidagi mingite väliste asjadega põhimõte on sama. Et miks maailm nii vähe armastab ja mõistab ja annab mulle nii vähe, ma tahaks rohkem, eks ju. Küllust, austust, vaimustust minu suunas. Aga enda poolt on see ühesuunaline liiklus, et sa väljaspoolt kerjad seda armastust, aga enda poolt ei ole ära õppinud, eks ju, et äkki peaks ise ka tegema midagi. Äkki peaks ise olema ka selle tingimusteta omaks püüdmatu armastuse kehastus, eks ju. Et sa ei solvu kunagi kellegi peale. Saad aru, et kõik on lihtsalt eksinud, kurvad hingekesed, kes korraks tõmbavad väikse lonksu ja näitavad, et panen Facebooki video, ma olen jõlegi, tantslaul. Silmad tühjad, hing sees, eks ju, must auk. Vaata, noorespest ka tuli üks pilt ette, et käisin ka, päike paistis ja kuidagi, Eesti televisioonis töötasin kunagi valgustajana. Juba siis valgustasin iseennast ja teisi. Ja tulin ka ja tundsin kuidagi selline päike paistis ja ma ei tea, miks see mulle meeles on. Nii ekstaas ja mõtlesin, et miks on nii, et üks hetk on üks ekstaas ja rõõm ja selline päike ja teine hetk on jälle selline langus. On sügav see must langus, kõik tunnevad seda, see ongi see, et me ei ole ise õppinud siis omakusu püüdmatult armastama, andestama, teenima, mõistma. See empaatia osa on lihtsalt nii nõrk, aga ise tegelikult kõrvalt vaatad naera erneks ennast teised. Kõik on, et andke armastust, andke nulu, andke armastust, kuidas iganes see väliselt väljendab, nagu ma mainisin. Palun, anda armastust, ma tahan armastust. Ja siis materiaalne maailm teeb niimoodi, et isegi kui sa saad korraks armastust, siis see muutub, siis see inimene muutub või see situatsioon muutub ja siis praegu on armastust, tunnen, et maailmas on palju armastust, järgmine tunnen, et ei ole üldse palju armastust, üldse ei ole armastust, ainult iha, viha, kadedus, selline Ameerika mäed, eks ju. Ja siis tuleb püha mees või pühakud, kes siis näitavad, mis tähendab tingimusteta armastuseks. Mul õnneks see kogemus on inimesi, seal ema või vaimne õpetaja, kes on siis näidanud mulle, et mis tähendab tingimusteta armastus. Isegi kui minu poolt on midagi sellist hiilgavat ei ole.